A-täht. A-tae, A-irk alla, pää juba kõrges, hakkame hoobitsat vaatama. Terit, armas ilmarahvas! Terit! Nii ja meel on, nagu oleks just ühe uie lapsega hakkama saan. Sõuke tore asi. Jah, sõuke tunne on küll, aga vaata 2 naisterahva inimest ikka omavahel titteb tee päriselt. Nõnna ta oo. Ja isegi kuie kesteb tee, sellepärast, et meite töökollektiivsi oli ikka masu päris suur. Kui siit lugema hakata, siis juttude kirjutamise juures Irena, sa oled raamatupidaja, sul tuleb arvepidamine paremini välja. Luke aga sa üles. No, kes meid kampas olid? Leena oli, Anu oli, Reet oli, Riina oli, ma olin, sa oli. Kuie kes te olime, jah? Jah, ja siis oli meitel veel sõuksi abilisi, kes aitasid jutta meele tuleta ja kirjutama su ka. Sest et Krootede jutt tuli Peegel Juta käest. Ja Apuroka retsept tuli Toomu Maire käest. Ja siis tegelikult selle oabitsa tegu hakkas ju pihta masu mitu aastat tagasi, ega ükski titetegu nii kaua aega võtta, isegi elevantidel mitte. Ja, et me peame ütlema, me pole mitte lapse vanemad, me oleme need peene nimega tuulad või akussöörid sellel olnud. Aga vaata, sellele kuluks kohe ikka üks muhukeelne nimi üles välja mõtelda. Tuleks mõtelda küll, jah. Sest ju mõnigid muhulane koagis ennast mandri peal tuulaks ütleb ja töötab. Jah, ridasi rulli Marika tuula. Muhu väärt tüdrik võiks Muhu nimega ametis ikka olla. Jah, aga see tuleb veel selgeks saada, et mis see tuula siis muhu keeles võiks olla. Ja et kas oabitsa akussööriks kõlbab ka olla. Ja tegelikult meitel oli ju sedasi, et oabitsa tegu hakkas pihta juba 2017, kui me murdevõistluse välja kuulutasime ja siis 2018 olid resultaadid ja Irena oskab nende jälle arvet pidada. Palju neid oli? 3-4 tükki vist oli. Seda ma tean, et kokameeli jutud läksid sisse. Kaburi selvast me saime mitu head mõtet. Aga mõni töö vist oli veel. Jah, aga igatahes seda võib küll näidata, et kokameeli luuletus M-tähe all on täitsa olemas, kus on muhu M-tähega meestest juttu. Ja siin kõige all nurkas tegelikult on siis veel kõige kenam muhukeelne sõna. Ja selle selgitas tegelikult välja veel eraldi Ellamaa raamatukogu Anu, kes tein mitte päris täiemõõdulist murdevõistlust, vaid tegigi muhukeelsete sõnade iludusvõistluse või kauniduskonkursi. Jah, ja kõige kenamaks sõnaks tuli välja, et on munuke. Aga muidugi uhkeid nimesid või uhkeid sõnu on selle oabitsa sees veelgi. Mis su lemmiksõna on, Irena? No mul jäi meele kohe see kõige viimane meite jutuajamine, enne kui see raamat trükikojas läks, et ööbik, üks ööbik on ööbik, aga kui neid on juba mitu, siis on äkist ööbikud. Et tähed lähtavad tükist teistmoodi äkist. Ja ma pole eluaega enne on selle peale mõtelnud, et seda moodi veanab tükist teiseks selle. Jah, ja see, kui keegi hakkab vaatama näpuga järgama, et kas kõik on ikka ühtlane ja ühtemoodi, siis selle Ü-tähe all pole mitte viga sihes, vaid see oogib nõnna.
Oogid nõnna, jah. Sul on ka mõni hea sõna kindlasti meele jäänud. Vaata, mulle hirmsasti meeldib ikkagi see asi, et Muhu on nii suur kohtpaik, et siin võib ühtes servas ja teises servas väga igapäise asja jaokski olla täitsa oma nimi. Sõuke tuntud majapidamise riistapuu, mida mandril kutsutakse pliit. Ja osades Muhu peretes öeldakse selle kohta liida ja teistes Muhu peredes öeldakse piis. Kas sa teed tule liida alla või sa teed tule piisi alla? Kas sa keedad piisi peal või sa keedad liida peal? Ja see tuleb välja, et tulegid üldse samast sõnast. Et see piisi sõna tuleb siis hoopistükkis sõnast kambüüs ja seda kasutatakse nendes peretes, kus on eluilmal on meremehi, kes on pidan kambüüsis süüa tegema või sealt käima omale süüa toomas. Ja need, kes on siis maa peal kasun, nendel on siis kodu liida alla tuld tegemise värk. Ja muidugi mõni uhke sõna jäi siit välja ka. Mul tuli kohe meele, et mädivat jäi küll sisse panemata. See tuli mul siis meele, kui ma seda Pietri laulu kuulsin, mis videos ühes ka tuleb sellest punasest vatist, et millele purusid peale paeta. Aga ma mõtlesin ka, et sellest põlegid hullu, sellepärast, et sõuke laps, kes on mädivat, sõuke veel oabitsa teeb loe, kes on juba massakaks on ja purusid enam vati peale paa, siis massaka kõige tähtsam töö oogid õppimine, et nendel on just paras aeg see oabits kätte võtta siis. Jah, ja üks sõna veel. Siin videosihes tuleb sellest ka, kuidas lasteaialapsed õppivad siit oabitsa seest näppude sõrmde nimesid. Aga seda ütles Reet, et jah, üks asi, mis veel puudu, et sõrmdel on otsas küütsakad. Et üks sõuke tarbiline sõna koha, sest meitel korra oli ikka mõte, et kas me paneme siia kuskile sisse, et kibu on küünte all või küütsakate all. Aga no kõik need ilma asjad ei mahu ju oabitsa sisse mitte, et see oogitsõuke ikkagi esimene ülevaade ja sissevaade. Ja tõtt ütelda tulli ka üsna palju selle tegemise jooksul sõukest materjali, mida sünnigid otse võib olla sõukstele, pisikstele massakatele või mädivattidele kohe ette anda, et see on vähe edasi jõudnumatele. Ja sõuke pissike mõte tulli ka veel, et nüüd järgmine suur projekt võiks siis olla, et kui aabits on valmis, siis eluülikooli lugemik, et sõnna saaks sõuksi ännatumaid asju ka vähe sisse panna. Ja meitel on ju aabitsel juba 12 lugijat ka olnud ju. Õige. Et jah, reagi sa nii kohe. Üks oli Marie raamatukogust ja teine oli Silja ja Rain. Ja Rainil oli üks tulise uhke sõna ka. Mis sõna see oli? See jäi ka kahjuks välja. Üks ööritamise lugu on meitel sihes, kus poiss peaaegu et ohustab aknaloesa. Aga et kui juba peaks juhtuma, et kivi või kaikaots aknaloasi, siis see osub, siis loes läheb pireli põreli. Just, pireli põreli. Ja vaata see, mis siis poisi tagumikunahaga ette võetse, see ilmselt on jah, tõesti jälle eluülikooli lugeviku teema, et seda me aabitsas käsitleda. Tänapäeva pedagoogilised võtted ei luba seda. Ei luba sõukst asju kui vett. Nii, kas me tahame lõppsõna ka öelda? No, mis see peaks koosnuma? Ma ei tea, ütle sa midagi. Ma ei tea, kenad lugemist kõikidele. Aga kust seda nüüd saama hakkab, seda raamatut? No esina.
Esialgu on õnna, et kõik ne kastid on pasturaatis. Pasturaadi pilt on Uabitsas kenasti sihes, selle järgi tunne päe. See maja. Sihukesest repist tuleb üles tulla, siis jõuab õige kohja peale. Jah, aga kuna nüüd sel ajal on see kontaktivaba toimetamine väga moodis, siis ju me peame sihukese võimaluse ka leidma. Ja seda, kas suured raamatupoed seda raamatut tahtvad, seda me pole veel küsin, aga kus nad peasvad. Ehk ikka võtvad. Oota, ja sa oled ju rahandusminister, sa pead ütlema, et see maksab 10 rupla. Jah, 10. Vanade inimeste viiti 10 rupla tükk. Muidugi me helistame ikka eurosid paar kust, aga noh. Vahet pole. Nendel pole üldse vahet. Tähtimeetel terve rodu, tähestik on nende kodu. Õppe muutkut veel ja veel, et soaks selgeks emakiel. Emakeeles ema huulel kõige kenam laulja luule. Kõige puhtam, kõige elgem, kõige kodusem ja selgem. Ühna varsi oskad sa kirjuta ja lugeda. Ole hooles sõbrake, siis sa oled munuke. Kenama kirja päikese kiirte kuldseid jooni, suviste heinade kullavad lõhnad andvad kangaile õiget tooni. Suviste heinade kullavad lõhnad andvad kangaile õiget tooni. Lõivedel lõimuvad lõnnad, hakkavad mustrite sisse, põimuvalt keerduvad korrad, seadvad riastiku risse piste. Põimuvalt keerduvad korrad, seadvad riastiku risse piste. Ilusa punase vatti, mis see mustriga kenasti eegi. Mõnusa meelega jällegi miina, teiste seas liitu siis nõnda tohi. Mõnusa meelega jällegi miina, teiste seas liitu siis nõnda tohi. Kenasti kannan ja hoian, vagusas vakkama olen kui vaaja. Targasti talitan kaugel külas, udisid peale ma enam ei aja. Targasti talitan kaugel külas,
täht. Eed istub ula all, aga Aado tükki sula peal pole teadagi, kus jeu ikka üks uhergi vänt. Jänesse õhkamine, vana rentli tehtud. Oh, kui rasked homopäevad, seda kõik mu vennad näevad. Mind kui lindu müüetasse, saage vastva müüetasse. Mind kui lindu müüetasse, saage vastva müüetasse. Täna sai mind jääkervähe, hüüdis mulle tülitiha. Ütles kordab minge sõnna, jääles kargas sõnna tänna. Ütles kordab minge sõnna, jääles kargas sõnna tänna. Nahk ja peasua teid antud, lihas jeesuab mõisa kantud. Kui ma kuulsin seda juttu, arvasin siis õige ruttu. Kui ma kuulsin seda juttu, arvasin siis õige ruttu. Tahtsin küll äma peita, koerad hoopis kaugel jätta. Siiski nad mu kinni võtsid, jäägri juurde jälle tõtsid. Siiski nad mu kinni võtsid, jäägri juurde jälle tõtsid. Viidi mõisa ära etter, pärast anti kokka kätte. Küll mina kokka palusin ja haaletasse uulusin. Küll mina kokka palusin ja haaletasse uulusin. Armas oksa rasvamokk, jääkerooni loll kutsokk. Võiks ta urga tulluks jääda, rahvast võtta välja naerda. Võiks ta urga tulluks jääda, rahvast võtta välja naerda. Ma juubõle paha teinud, orasel küll ole köinud. Aoksi närinud, nõnda metsa harinud. Aoksi närinud, nõnda metsa harinud. Viimaks sündis suurem häda, sest et pokkes kuulnud seda. Poos mind üles varga otsa, taha selle viskas etsa. Poos mind üles varga otsa, taha selle viskas etsa. Kui ta minu nahka nülgis, 1000 tuulist välja sülgis. Poos mind üle vangavani, küpsetas mind nii kotani. Pärast tae vargavani, küpsetas mind nii kotani. Panni liina vana peale, kuulsi veel kord jäägriiale. Jäänes laava peale tooge, õlut tema terviks jooge. Jäänes laava peale tooge, õlut tema terviks jooge. Nänni ja poeg tulid nutluse teema enne vihma elu peale aada.
oad ja eed kodisid karsast kaudu üle seine murdsima. Enne eena pebred avad siared kibidlema alise veed. Ol nii ellik mitte, ütleb oad vastu. Teomehe nädal. Esmaspennast ehita, teisipäev teole minema, kes ikku kirves käiata, neljapennuga kõhuta, riederistad kokku panna, laupa lõunas suab jälle lahti, Vänneluo kambri akna all kenad äksed, nii et kasuvad nõnna pitkaks, et ühna anna alla ulatavad. Rätsi toaetu oskab kole head äkist teha. Äkine on värske kala, mis toob mõned tunnid suolas on. Nüüd me laulame numbrite õppimise laulu. Üiu, üks silma, külakassil 2 silma, külakoeral 3 silma, külaneerul 4, külaviirul 5 silma, külakuulul 6 silma, külaseerul 7 ja külakaarul 8, külaüürul 9, külaküürul 10. Ja vaat nüüd see Muhukeele aabits tulebki. Seal on päris palju niisuguseid põnevaid jutte, aga mina lappasin seda ja ma leidsin ühe toreda, mängu või ülesande. Ja mis asi see on? Käsi. Aga mis te arvate, kuidas muhukeeles käsi oli? Näiteks öeldi, et käed külmetavad. Mõtlen, kütsakad külmetavad. Need on kütsakad, ütleme koos. Kütsakad. Ja kütsakal on näpud. Nii, ja nendel näppudel oli vanasti nimed. Nii, kas me hakkame järjest või teen ma läbi segamini? Nii, kõige tähtsam näpp oli potinoolija. Teate miks? Proovige, pange omal see näpp püsti. Ei ole kõige pikemad, näed, need on pikemad, aga need potinoolijad, teate miks? Sellega sa teed midagi ja siis selle sõrmega tõmbad sealt seda, mis sealt sinna kaussi. Õige, tainast süüa, proovime. Nii, moosi, kõik jäid asju saab ja siis ripsame ära. Nii, siis, mis see võiks olla? See on, me teame, et see on pöial. Vanasti oli ta täitappaja. Jaa, nii, sel ajal oli hästi sageli inimestel juustes elasid täid ja siis võeti need täi sealt niimoodi välja, pandi küüne peale ja pigistati katki. Oligi täitappaja. Nii, kas jäi meelde? Täitappaja. Nii, järgmine, mida me tegelikult ei tohi väga näidata, praegu on ta rumal. Mis see võiks olla? Selle nimi oli Suur Siim. No nii, juba 3 näppu. Täitappaja, potinoolija. Suur Siim. Ja nüüd on jäänud 2 veel. Järgmine oli sillalaud. Vaat seda ma ei oska isegi seletada, miks ta niuke nimi oli, sillalaud. Aga üks asi, selle näpuga pandakse, kui sa abiellud seda rõngas. Jah, vaat sõrmust pannakse, näed, mul on siin ka 2 ilusõrmust. Ja see viimane, see kõige pisem, selle nimi oli
pisike piipants. Ja mina mõtlesin, et see vist tuli sellest, et vanasti vanad mehed tõmbasid piipu, mitte suitsu. Ja siis nad vist puhastasid selle peenikese väikse näpuga seda piipu sealt seest puhtaks ja toppisid ka piipu. Nii, ja nii palju nimesid oligi. Katsume näete. Mul on siia nimed ka kirjutatud, et ma jätan teile pärast selle alles. Aga nüüd teeme ühte mängu. Mina võtan ühest näpust kinni ja te ütlete, mis on. Tubli. Nii. Pisike piipants. Nii, see. Sillalaud. Ja see? Nii. Ja nüüd tuleb mäng veel. Enne kui mina lõpetan. Mina ütlen ühe nime ja te tõstate selle sõrme püsti. Ahaa, pisike piipants. Kõik näitavad piipantsu mulle. Tubli. Kõik näitasid piipantsu. Suur Siim. Suur Siim on keskmine. Sillalaud. Vaataga, kes saab sillalaua püsti? Nii. Potinoolija. Täidapja. Tubli. Ongi näpud selged. Täidapja, potinoolija. Suur Siim. Sillalaud ja pisike piipants. Vaat nii. Ja aga muhu keeles on väga-väga palju vahvaid sõnu. Ja üks, teate, ma küsin nüüd veel, kas te olete kuulnud, mis on muhu keeles kõige ilusam sõna? Ema. Mis te veel arvate? Eelmine aasta küsiti ka veel, et mis võiks olla kõige ilusam sõna? Elu. Elu on hea sõna. Aga tahate mõtle, mis see kõige lemmikumaks tehti? Munuke. Mis tähendab munuke? Hea laps. Hea laps, tubli laps, nii et selle kohta.